Elektritõukerattaga sõit pakub kindlasti mugavust või asendust siis autosõidule, et kui näemegi, et tipptundidel on hästi palju ummikuid tekkivad, siis tõukerattaga või elektritõukerattaga on siis sealt tegelikult väga mugav mööda sõita ja kuna ka Bolt on avanud Tallinnas päris suure ala, et tegelikult ka Peetrisse on võimalik liikuda ja ka Mustamäele, et siis ongi, et inimesed, kes elavadki võib-olla Mustamäel Peetris, on hea hommikul siis tööle minna ja õhtul samamoodi siis töölt koju. Ja ka üks hommikune punkt, kuhu me tõukerattaid paigutame, on siis ka Kristiine keskuse juures, et teadagi on Kristiine keskus siis selline transpordi sõlmpunkt, kus ongi kaugemad inimesed saavad linnas liikumiseks kasutada tõukerattaid. Elektritõukerattaga oli mul kogemus äge. Tulin kontorist välja ja anti võimalus proovida. Alguses ma kartsin seda, et tuleb jalaga lükata aga muidugi ma hakkasin kohe gaasi kõvasti vajutama, sest ma veel ei saanud aru, kuidas need süsteemid töötavad. Aga siis juba, kui ma olin mingisugune mõni meeter sõitnud, siis ma sain juba aru, et kui tugevalt seda gaasi vajutada ja kuidas piduritega on ja kuidas ilusti pöörata ja siis, kui juba paar tiiru ära tegin, siis sain aru, et vinge värk. Sellel suvel me juba nägime, et elektritõukerataste kasutamine on plahvatuslikult kasvanud. Praegu me peame mõtlema, kuidas seda paremini reguleerida. Peamine on ohutus esiteks ja teiseks kindlasti elektritõukerattad ei tohiks segada jalakäijad. Peaksime piirama elektritõukerataste liikumiskiirust, et see ei oleks nii kiire, nagu see on täna ja seda loomulikult ohutuse eesmärgil.